nii, kui te olete tegemas kaasa Peak Get Real kampaaniat, siis üks olulisemaid asju on tegelikult siis Peak ökosüsteemi projektide ülesannete kaasa tegemine. ja see annab ühtlasi tegelikult võimaluse meil teenida mitmeid airdrop'e ka nende projektide poolt. aga peamine on ikkagi, mida me ära tahame võimendada, on auhind, mis on Peak välja pannud. ja esimeseks ma toongi välja siis Teenet, et kui te olete siin enda rakenduse seadistanud, siis selline põhiülesanne, millele, millele keskenduda, et me saamegi neid lisa airdrop'e, mis ma panen näiteks Peak ökosüsteem, me saame neid võimendada ära erinevatel viisidel, et kas me teeme selle miinimumi, mis on küsitud, et saada kätte siit need punktid Peak Get Real kampaaniast, või kui mingi projekt meile meeldib, et siis seal nagu teha aktiivsemalt kaasa, et omakorda võib-olla siis boonuseid saada. ja antud juhul siis, kui me räägime sellest Teamnetist, siis üks peamisi ongi tegelikult konto loomine ja siis enda konto ühendamine, et seda hetkel ühendada veel ei saa, et ma annan teada, kui seda saab teha. ja siis neil on teine ülesanne, on, siit saab siis pealkirjade järgi neid vaadata, Teamneti puhul on siis Telegrami ühendamine. ja ma jagan siin telefoni pilti, et ma näitan teile selles rakenduses mõningad asjad üle ja vaatame ka seda siis koos, et mis on olulised sammud, mida teha, et iga päev tegelikult me saame tulla siia ja panna siis launch. Te näete, kui seal on launch to earn ja siis ülevalpool on need patareid, kus me saame laadida. ma hetkel ei vajuta seda, sest et üks viis, kuidas rohkem punkte saada ja tegelikult mida niikuinii peab tegema, on vasakul pool on siis stage 3 kirjas, et seal on upgrade, kui ma vajutan sinna peale, siis siin ma saan nagu boost ida ja minna nagu level ülespoole. nüüd ma olen stage 4 ja iga kord, kui ma nüüd panen launch, ma saan ka rohkem punkte. aga allpool on kirjas ka, et meil peab olema siis vähemalt stage 10, et saaks nagu neid preemiaid hakata tulevikus kleimima. ta on niisugune miinimumpiir. nüüd, kui mul on nulli, siis nüüd ma panen parema charge. ja neid ajapikku tegelikult koguneb, et võib-olla kord päevas on seda täitsa okei teha, kui läheb meelest, ei ole ka hullu, et iga paari päeva tagant on ka täitsa okei, sest ma arvan, et seal, et see 10 patareid täis saab, võtab ikkagi kaua aega. mul vähemalt poole päevaga oli vist 3 patareid tulnud. eks, et see on nagu põhitegevus, mis siin teha. nagu aktiivselt ja siis jälgida task'e, all vasakul on task'id, et koguda siis rohkem punkte. hetkel ma olen Twitteri ja emaili ühendanud ja kui me vaatasime seal kodulehel, siis Telegram oli üks põhilisi samme, et siia, siia selle lisamine, get code, okei, ma pean siia join ima. on meil olemas ja see oligi seal kodulehel üks ülesannetest, eks, mis peab olema tehtud. ja teine tegelikult seal on emailiga seotud, seega kui teil on email ühendatud, siis kui teil on Peak Get Real kampaaniaga sama email, siis siit ongi tegelikult 2 ülesannet tehtud. kui te rohkem ei viitsi sellega tegeleda, siis siin ongi teie piir. isiklikult ma plaanin seda ikkagi kaasa teha, mulle antud projekt tegelikult meeldib.
et siis oluline on tegelikult siin teha need kõik teised task'id ära, siis aeg-ajalt siit neid punkte koguda juurde ning kõige rohkem boost ib ikkagi, kui osta endale ka see Node. ma saan aru, et hetkel vist neid veel ei müüda, aga saab reservida siin üleval, vaatan reserve now. ja sellised storage lahendusega projektid on tegelikult, ma näen, et nendel on väga suurt nõudlust ja mõningad, kuhu ma olen ka varasemalt investeerinud, et et siit nagu, kas ma Node'i tahaksin investeerida, on võib-olla sihuke küsimärk, et siin üleval näitab ka, et üks Node maksab siis $529, 128 on alles, järgmine hind on siis 609, et kogu aeg läheb ta ka kallimaks. aga mis selle Node'iga on see, et sellega kaasneb siis passiivne sissetulek, et meil on selle projekti Node'i siis käivitades võimalik teenida passiivselt kogu aeg selle projekti tokeneid. et see on nagu jätkusuutlik passiivne sissetulek. lihtsalt iseasi minu puhul, et kas ma näiteks tahan siia sellesse näiteks 500 eurot investeerida, on praegu midagi, mis ma ei oska öelda, et ma pean natuke rohkem uurima. ja kui mulle tõesti väga nagu projekt hakkab meeldima, et siis ma kindlasti seda teen. hetkel ma seda ei plaani teha. aga kui vaadata jah, et selle nagu boost imise poolest airdropidel ka mu arust ta näitas siin. jep, et kui reservida nõude ära, et siis ta annab seal mingi 2 miljonit punkti. no et see näitab ära noh, niikuinii, et kes, kes on nagu ökosüsteemiga rohkem tugevamalt seotud, nendele alati on airdropidega suuremad eelised ja siin on näha, et kes iganes Node'i kasutavad, siis neil on suurem eelis. ja kunagi ei tea, mis hinnaga keegi tegelikult Node'i on saanud, see läheb vaata kogu aeg kallimaks, võib-olla esimesed Node'id olid seal mingi $300-400, seda ka ei tea. vot, aga selle video puhul rohkem mul ei ole midagi lisada, et kui minna nüüd tagasi, et kui teha nüüd ära need ülesanded, ma lisan endale emaili ja lisan ära selle Telegram bot'i, nagu ma näitasin. ideaalis teha ennast siis ka stage 10 peale, et saaks tulevikus vähemalt mis iganes punkte siin ka koguneb, ka neid siis claim ida. ja kui on ülesanded tehtud, siis mingi hetk saab minna ka sellel kodulehel ja siit need punktid nagu kätte saada. hetkel seda veel teha ei saa, sest siin on kirjas, ülesandeid saab juba teha, aga need rewards'e saab jah, peagi. mis ongi tegelikult oluline, et siis hakkab neid punkte koguma ja siis me näeme tegelikult ka, et kui tihe rebimine võib-olla leaderboard'is käib, et leaderboard on ka siis midagi, mida jälgida, et kui kõrgel te püsite, et praegu muidugi leaderboard'i koht on olematu, ränk on 1, ah sa vana. et kõigil ma eeldan, ongi siin 0 XP-d. et see saab olema põhiline koht ka, millel silma peal hoida, track ida enda progressi ja jälgida võib-olla, kui tihe siis see konkurents on. aga selline esimene video, võib-olla natukene tõin siis lisainfot ka juurde, et järgmised siis, mis on seotud selle ökosüsteemiga ja erinevad ülesanded, mis on vaja täita, et siis ma toon selliseid täiendavaid videosid sisse